Mis me esimeseks teeme? Kõrvits või? Lähme teeme kõrvitsa esimeseks. Ma palkasin täna Sanderi ka endal kaameravaeks. Ütled tere! Tere! Viimasest aiatuurist on vist mingi kuu möödas äkki nüüdeks, aga ega mul väga palju rohkem näidata ka pole. Et tol hetkel oli see tunne, et vaata, et korraks läks hästi soojaks, hästi mõnus oli kõik, et tundus, et kõik läheb käima. Korraks läks käima, aga siis jäi seisma ka uuesti. Et need temperatuurid on siuksed varasügisesed meil praegu kogu aeg olnud, eks. Et natuke on siuke niru, et oleks vaja ikkagi grammike soojavat, et tomatid ja paprikad ja chillid saaks kõik ilusasti valmis, et nende lootus on mul kuidagi väga väikeseks läinud, et kui ma ühe viljagi igalt taimet saan, siis ma olen enam-vähem õnnelik, et saan proovida, maitsta. Et natuke on kurb see aasta see situatsioon, aga samas ma olen leppinud, et ma parem meelega panen kogu oma energia see aasta, et nagu tuleviku süsteemid paremaks saada, et sellist aastat uuesti ei korduks, et valin võib-olla paremad sordid, ehitan ehitisi, keskendun kõigele nendele, et saaks nagu selle hooldusprotsessi ja kogu selle asja nagu palju paremaks saada. Ja siis ongi ja siin aias ma käingi see aasta üpris vähe, sest ma lihtsalt ei viitsi mingil moel enam. Et las ta vohab siis, kuna see ilm on siuke nagu ta on, asjad ei kasva mega hästi, las ta siis lihtsalt elab oma elu, et mina vaatan, et nad enam-vähem püsti seisavad ja siis ongi kõik ja mulle meeldib, kuna meil see maja ehitus on jah praegu käsil ka, siis mulle meeldib see projekt nii täiega ja ma tahaks täiega Sandrit seal kogu aeg aidata ka, et ma parem meelega toimetan seal ja siis jääbki see aed natuke tahaplaanile. Aga teeme väikse tiiru, vaatame, mis muutunud on jälle, me oleme paar päeva eemal olnud ja näitab teile, kuidas olukord on. Meie kõrvitsataim, kõrvitsahunnik, kuna tuul jah rapsis kõik meil maha siiteks, meil on ainult tühjad augud, järgi meil ainult üks taim jäi ja selle taime nimeks on Olga ja Olga on jumala tubli tüdruk meil siin. Olga oskab kasvada, et ta jookseb meil päris kaugele välja, et sükke oleks võinud kogu see kõrvitsahunnik olla. Aga jah, meil on vist on kokku 6 kõrvitsat, et see on meie kõige tublim poisu siin praegu. See on täitsa ilus. Aga see on nii kena. Aga ta ei ole veel valmis, et heleroeline peaks minema kollaseks, siis ta on nagu valmis. Aga tal on jah, kuna tal on 6 kõrvitsat, seda on võib-olla palju natuke tema jaoks. Et siin on meil üks... 4. See on 4 nii-öelda. Oli. 1, 2, 3 ja 4, 5. Ja kus see 6 siis on? 6 on siin. Okei. Ma arvan, me rohkem ei tohiks lasta talle. Nüüd on, et kui tekib midagi uut vilja. 7. On see väga suur või? Nad on täitsa arvetlatav. Okei, siis me jätame 7 või vaatame. No rohkem ilmselt ei saa jätta. Liiga palju on. Kas needki valmis saavad? Aga vaatame, aga see on ikka väga tubli, on väga ilus on. Mis mulle see meeldib, vaata, linnas ei saanud lasta kõrvitsal vohada. Ja ta võtab nii üle mingi nurga. On ja. Raske niita. Järgmine aasta me proovime arvatavasti selle kuhja ikkagi suuremaks saada, et praegu ta on siuke, ta ei ole isegi puusani mul vist. Ta on vajunud. Vajunud on ta kindlasti, me panime nii palju oksi sinna vaata põhja. Aga kas me jätame ikkagi ta siia kohale või? Ma arvan, et jätab. Jätab jah? Mulle ta meeldib siin tegelikult. Siin on päris hea koht. Ta on ilusti siin põllu peal. Ta ei sega mind siin mitte kuidagi. Jaa. Et kui ta mul kunagi ette jääb ju, siis võtame ta ära. Jaa. Nii, mis me järgmiseks vaatame? Mais. Lähme vaatame maisi. Meie mais. Mais on täitsa tubli. Või see poolne ots, vaata kui kõrge ta on. Nii kõrge. Ja meil olid... Kas meil oli eelmine nädal oli mingi megatorm oli, eks, kus see nagu lihtsalt tuul rapsis ja siis ma olin valmis hommikul, et kõik on maha nagu lammutatud tuule poolt. Aga see mais on nii tummine, see püsis nagu nii hästi. Ja tegelikult on ikka jäme ka, need juured, freaking hell. No need on ikka teistmoodi asjad. Ma ei tea, kas ma istutad piisavalt sügavale või mis see huvitav olla võiks? Ma ei tea, minu arust sa ikka istutasid.
ta ei saa nii Mis asi see? Ma arvan, et see on tema enda mingi mahvel äkki. Iu. Okei, normaalne löga on see ju. Okei. See on jah, ma ei tea, mis ta siin kasvatab. No midagi ta siin kasvatab. Mis ta on? Ja, kas see on juur või see on, ma ei tea. Yummy Red mingi. Yummy või? Jimmy? Jimmy. Mis Yummy? Vot see on lahe. See on lahe. See on võib-olla, see vist esimesena ilmus ka üldse või? Äkki. Ja... Kas tal oleneb see ka, palju ta päikse poole on või mängib see mingis osas rolli või ei üldse ei huvita? Pole õrna ja tegelikult ei tohiks niimoodi tegelikult vist ei ole, ta ju on, ja nad kasvab saavad suht nii. ühtlaselt minu arust ikkagi päikest siin. Ja. Et on, mis nad on. Ma jooksen läbi, ma siis... No anna minna. Selleks ta ju kasvatatud ongi. Et ma saaks kleidike praegu seljas olla, muidu see ei näe efekt välja, aga ma jooksen. Kas sa filmid? Ma filmin. Ma jooksen. Mina ei jookse. Toora kaotas sure. Mine vaata. Toora, Mine järgi. Toora. Toora. Ta ei leia üle. Tšau, tule. Toora, Ei saa maisipõllu sisse. Toora, tule siia. Koera eest peitu tahad minna siis. Tule minu juurde. Toora, mine vaata. Tule minu juurde. Mine siit läbi. Mine. Tule. Tšau. Oi, tšau. Sa julged tulla, muidu ei lubata ju Peetrasse, mis lubatakse, on ju. Ei, mais on meil tubli, sealpoolne on natukene siuke madalam, ma ei tea, kas on vesi liiga teinud või miks ta on siuke värvuselt ka natukene teistmoodi, aga no üks täitsa mais on, kas me nagu midagi asjalikku ka siit saame, võib-olla mitte, aga komposti saame palju, aga ilusa efekti annab ta küll, täiega lahe on. Maisi ees on meil, päevalilled on siin, pisikesed tedibeerid ja siis on kurgid. Aga kurgid on nüüd, kuna jah, ma ei hoolitse selle aia, siis ma ei viitsi midagi selle maltsamajandusega tegeleda, siis peab selle kurki natuke nagu otsima vahepeal. Et kus on, näed, siin on mingi pommu. Täitsa kena. Siin on ka midagi ilmunud ja kus see üks oli? See üks hästi suur, näed siin. See oli, kuna meil nagunii ta juba jäi korra võtmata, see kurk. Ma ei tea, mis sort on, aga ma eeldan, et ta on kornikon. Cornichoni tüüpi kurk. Et kuna ta meil jäi õigel ajal nagunii võtmata, et nüüd ta ei kõlba süüa, aga ma mõtlesin, et ta näeb jumala kabe välja. Äkki ma saan seemneid. Ma pole kunagi proovinud seemneid võtta kurgilt, tere. Siin hakkasin. Seemneekspert on jah. Et las ta kasvab ja ühel hetkel vaatame, kas sellelt tuleb seemneid. Saab kihvt olla. Masipõld ja tuulik. Täiega äge. Tirtsad nennipäev, neid tirtsa on meil palju igal pool. Need on jurakad tirtsud. Kui me üldse midagi kasvatada suudame. Siis on need rahutirtsud, on ju, see aasta. See pidi olema minu kõige produktiivsem tomatipeenar ja see on tegelikult kõige hullemas seisus vist üldse nagu. Et see pidi olema minu see punase tomatipeenar, et siin on Mato ja San Marzano ja nad vaevu siin freaking kasvavad. Aga vähemalt peiulill on ilus siin ees. See on nii kohe pallikas, on nii ilus. Aga jah, San Marzano tomatid on ka nii väiksed ja kõik on nii niru, aga ju siis on siuke aasta, et need on jah, need ei ole küll sordi puhtad nii-öelda tomatid, et need on ikka külmal liiga teinud. Mato, jah. Enam-vähem, Mato on natuke rohkem õige suurusega nii-öelda kui San Marzano. Aga ega mega hästi siin ei ole. Siin ronib uba meil. Mis sort on, seda ma ei oskaks öelda. Aga roni uba. Paneb meil siin kihvtid punased õied on küll sellel. Hästi laheneb välja. Aga ta kuidagi ei taha neid kaunu tekitada. Eks näha ole. Nii, mis meil järgmiseks on meie surev hernepeenar. Herne ja selleripeenar. Et siinpoolsed herned. Ma oleks võinud tegelikult nad nüüd juba maha võtta ja midagi uut asemel istutada, aga ma arvan, et ma jätan see aasta.
ai, aga midagi ma pean tegema, ma ei saa ju nagu musta mulda ette, ma ei taha maltsaks lasta kasvada, et mis ma panen. Võib-olla panen spinati või mingi siukse asja, nüüd on jahedamad ilmad, et mingi salatikultuur, mis kiirelt valmib. Aga see sort on hernel kõrge sort, mingi vana sort, mille täpselt nime ei tea, et see kasvab tegelikult üle pea. Ma ei tea, kas see aasta kasvab siin tuultega. See ots on väga tubli olnud, et siit me saame nüüd praegu herneid. Keegi ootab hernest. Keegi tahab väikest herneampsu. Ei taha. Et me oleme siit saanud ja siis mul on uued herned tulemas juba järgmiselt peenrad seal vahel, et ma arvan hernestega on mul praegu see suvi päris hästi on. Kuna on jahe ka, siis on nagu mega hästi kogu see asi nagu nii toimind, et hernele siuke kärtsoe ei meeldi. Ta on pigem grammike varajasem kultuur. Lilleilu on ka mul natukene õnneks. See on äge. Kosmosed on nii kenad siin koos. Ja siin on seller. Seller. Aga mul tuleb tema kasvatamine väga hästi välja. Kes oleks võid arvata? Et ma sellerit ei kasvata sel moel, et ma lasen selle kahel putil nagu suureks kasvada ja võtad kõik pundi pealt maha. Et ma nopin siit kogu aeg neid välimisi varsi. Ja siis ma proovin sunnin ennast tarbima teda, et ega ma ära loomulikult ei viska või otsin kellegi pere seast, tuttavate seast, kellel ka seller meeldib, annan neile teinekord kaasa. Aga jah, kuna ma proovin ka natuke paremini süüa, ma olen nii palju rämpsu viimasel ajal söönud, et siis sellerit tutvustan oma dieeti. Aga jah, ta maitseb tegelikult, ma tean, mis maitsega seller olema peab. Ta on mega mahlane, ta on nii tugeva intensiivse maitsega, et selleri kasvatamine tuleb mul väga hästi välja, lihtsalt ta ei ole mu lemmikköögivili. Paprikapeenar ja paprikapeenar, siit on ka on raske juba paprikaid maltsasest eristada, aga nad kuskil on. Siin on need suured. Need on need suured. See taim on ise täiesti olematu. Oota, ma pean teist poole minema. Ma ei näe siit poolt, ma ei saa painutada. See taim on täiesti olematu ja siis paprikar on siuksed tal küljes 2 tükki, et jõhker. Ma ei tea, kas nad valmis saavad. Põhimõtteliselt need kõlbaks juba süüa. Et need kõlbaks süüa, aga ma tahaks, et ta ikkagi ilusaks värviseks läheks. Ta peaks punakamaks minema kokkuvõttes. See on väiksem, aga ta on täitsa lilla. See on väga lilla. Ma ei tea, mis sort see huvitav on. Äkki on Aiko. Mulle tundub, et see on Aiko tüüpi. Siin on ka, siuksed pudinad on see aasta need paprikad. Ja ikka meeletult vähe õisi on. Ja sa näed, et nagu need õied tolmendavad, aga nad kasvavad nii aeglaselt, et näha on, et siin on kõik tolmeldanud ilusasti ära. Nii, fokusseeris. Et näha on, et on tolmeldatud ja paprika hakkab kasvama. Aga jah, kuna see kogu see protsess on nii aeglane, siis ei pruugi see aasta saada. Aga Murasaki paprikad on ägedad. Need on nii süsimustad. Ja see ka, täiesti süsimust paprikana. Ma ei tea, mis sort see on. Mul silt seal kuskil on kindlasti, aga jah, Murasakid, neid ma ootan nagu täiega. Need näevad nii lahedad välja. See on silt on, mida katki ka teha. Lasta alla. Lasta alla. Mis me siit veel leiame? Kas me leiame veel mõned paprikad? Siin on midagi, et kõik on siuksed kergelt väiksemapoolsed, aga vahet ei ole, midagi tuleb. See vist jääbki jäledaks üksi. Ta ikkagi läheb oranžiks või punaseks, aga praegu alguses ta on valge nagu. Et nagu igal taimel nagu midagi on küljes, aga need on nii vähesed. Nad võiks ikkagi olla paksult täis. Eelmine aasta suvi oli ikkagi nii soe ja mõnus. Vaata, siin on midagi valmis saanud. Ta on mingi pudina endal kasvatanud. Eelmise aasta suvi oli nii mõnus ja soe, et siis oli nagu lihtne kasvatada asju. See aasta oleks olnud kasvuhoonet vaja, aga on kuidas on. Nii, järgmine peenar, hubatikud. Siin on põldtoad, ma ei olegi varem põldube kasvatanud. Ma arvan, vara on. Võib-olla kui me leiame natuke suurema kauna, aga need on vara.
Need kukuvad meil natuke ümber, oleks natuke paremat tuge vaja. Aga lahedad on. Põlduaad on siin ja aedoad on teispool. Oota, kus ma ennem nagu kuskil nägin, kus olid hästi suured põlduakaunad. Aga ma hetkel ei tea, kuhu nad jäänud on. No. See on täitsa jurakas, jah? Issand, neid ma ootan nii väga. Ma tahaks nii väga oma ubadest süüa teha. Aedube, jah, ma olen kogu aeg kasvatanud, aga ma ei tea, kuidas ma põlduast nagu nii mööda olen läinud. Ma mõtlesin, et mul pole ruumi kasvatada teda, aga tegelikult on küll. Ei ole üldse palju vaja ruumi, et saada täitsa edukat. Aga jah, ube oma dieeti. Siin on lillhernes, mis ka väga aeglaselt tahab kasvada, aga kunagi ta äkki saab valmis. Ja aed, need kaunad on ka kihvtid. Mega kenad tulevad. Noh, väiksed veel ei saa võtta. Aga jaa, tegelikult küll üks taim kannab päris tublisti. See on natuke kukkunud siin, aga raskusega. Oota, vari on nii tugev, väike on liiga ere. Meil hiljaks oleks pidanud kell 5 hommikul tulema välja. Võt nii. Joo. Nii ja järgmine. Oi, sa sööd, kõik on hästi. Siin on, kõik on hästi. Ma ei sega siin. Miks Toora sööb seda on sellepärast, et ma olen siia pannud kaera ja nisu ja tema on harjunud, et ma talviti kasvatan talle seda kaera ja nisu murusegu, et tal, kui ta tahab teinekord nosida, et tal dieedist on puudu, siis tal alati topsist saab võtta ja see on täpselt selle maitsega, ütlen ja. Jaa. See on sinu kaer ja nisu. Aga see on nii kenaks neid. Mis see on, huvitav? Mis lill see on? Äkki see on mingis selles, kas ma panin mingi suvelille segu ka äkki siia või? Viskasin seemnesegu. Ma üldse ei tea, mis lill see on. Juba ilus on. Kurgirohin ilus. Saialill on. Nüüd on rokkilillega. Ja kaer ja nisu on nii kihvtilt. Me juba mõtlesin, et äkki me saame kas me viitsime? Ei, ma arvan, me viitsime. Proovime oma pisikese jahuportsjoni teha ja küpsetada oma saiasid. See võib päris äge olla. Viljad on nii kenad ja kummel oli ka meil kuskil. Kummelit kahjuks mul jäi nii vähe. Ma tahtsin kummelit rohkem saada. Näed, siin peidab ennast. Praegu hommikul kõik on alles, vaata, ei ole... Jah, kinni on nõied ka, ei ole ennast ajanud välja, aga natuke mul kummelit on, aga ma kardan, et mitte nii palju, et ma seda täitsa korjata saaks. Aga see rukkilill näeb küll lahe välja siin vahel. On jah. No las sööb siis. Lõikapsa peenaar. Me oleme nüüd need keskmised valged lõikapsad kõik ära söönud ja nüüd tundub, et on aeg lillade käes, sest nad kasvasid nii aeglaselt, aga tundub, et enam-vähem on see suurus nüüd selline, et me saaks neid süüa. Et need on täitsa tublid. Vaatame, kas täna äkki, mis maitsega see olla võiks. Kas nemad tahavad piklikumaks minna või? Ma ei tea, tegelikult ei ole. Mul on tunne, et ainult see on. Lihtsalt see ja mõni siin veel. Jah, et see on küll ümmargune ja... Joo. Kuskil oli mõni... näed, vaat see on. Need kaks on küll suured. See on ilusama suurusega. Aga mulle meeldisid natuke rohkem, kuidas need valged kasvasid. See ka siin. Hommikune kaste on veel peal. Täitsa, jaa. Järgmine peenaar, kapsapea peenaar. Meil on Vertus, ma kardan, et ma ei saa nendest, siin keegi sööb ka üldse normaalselt. Siin on keegi väga usinalt söömas. Ma ei tea, kes, aga praegu kohe ma ei näe. Keegi käib nosimas neid, et neid ma ei usu, et ma saan. Ja kakajonne on ka, tundub, et siin on ikkagi mingi ussike. Las nad siis olla. Ma ei viitsi hakata pritsima. Aga see on täitsa ilus, selle me võiks ära süüa. See on täitsa pea. See on täitsa pea ju. Ja. See on täitsa ilus. Ja ma arvan, et need me saame ka. Oi, need on ja... Ai, kurat, keegi on siia munend. Oh no! Need on junnid just juba. Need ei ole isegi munad enam. Nii, ma teen siis chili vett pärast. Näed, siin on see tegelane.
see pahatikk on siin meil. Juur ja juur. Ai, siin on veel neid raudset, sest seda junni on rohkem, kui see suudaks toota. Okei, ma toon chili vee pärast. Ja, ma toon chili vee ja ma pean ära pritsima, sest muidu me jääme neist ilma. Nii palju ma ilma ei taha jääda. Kui me need kähar, peakapsad, nendest ilma jääme, siis on, aga rohkem ma ei taha. Aga need on täitsa kenad. On. Ja ma arvan, nendest tuleb täitsa asi. Kas ta kõige suurem pea tuleb? Võib-olla mitte. Aga näed, siin on jah. Okei, nüüd nad on leidnud meid üles igal pool. Peame tegelema sellega. Lillkapsaid me ei saa kohe kindlasti. Ma ei ole kindel, mis nende probleem on. Nime poolest. Aga jah, et huvitavalt, nagu igas, see on see romanesco lillkapsas nüüd on jah? Vist või mis iganes. Ja see peaks romanesco olema, teispool on see Di Sicilia. Ja iga selle nuki otsa on nagu pead olnud, et miks ta niimoodi harali läks. Et väga huvitav ja teistmoodi asi. Tal peaks üks tulema. Tal peaks üks olema. Ma ei tea, miks ta siuke on. Pole kõrna aimagi, miks ta siuksed välja näevad. Et kuidagi lillkapsa projekt on väga ebaõnnestu. See küll ei ole! See on jumala lillkapsas ju! Muutu kui ilus lilla see on. Selle peaks kinni katma, muidu see lilla värv ei jää nii järk. Natuke, kuule, see on... No, see on vist üksik pea. Yes! Nagu tundub, et ta keerdub niimoodi. Jaa. Ikkagi natukene, mulle ei meeldi, kuidas ta kasvab. Midagi on nagu pahasti nendega. Ta ei ole nagu päris see, mis muidu peaks olema. Aga ma ei tea ka, mis pahasti on. Oi, vähemalt üks lillkapsas tuleb. See on kihvt. Ühe saame. Nii, ja brookoli projekt ka Ereli suutis niimoodi teha, et ma unustasin ära, et brookolit peab korjama õigel ajal. Ja siis juhtus siuke asi, et ma lihtsalt raiskasin. Nad läksid nii õide. Vaatagi, ilusad lilled on, nüüd on nagu tolmeldajatel osa mesilasi on tõesti palju. Segasin neid. Aga ma ei tea, miks ma niimoodi unustasin nad ära. Et seda ma proovin mitte unustada. Siit sa oled ise murdnud või? Ma murdsin ja ma proovisin, näed, see on siin. Ma viskasin ta siia maha. Ma proovisin, kas ta kõlbab. Selles faasis võtsin ta. Aga see ei maitsenud üldse hästi enam. See ei olnud üldse hea. Aga ma murdsin ära, jah. Ma viskasin ta siia maha. On, mis on? Nii, Brüsseli kapsas. Brussels sprouts. Need ka ma ei ütleks, et väga hästi on. Nad ei taha nagu kasvatada omale neid kapsajunne. Miski pärast kuskil ma nüüd ühel murdsin selle tibu ära, et vaadata, kas hakkab siis energiat panema, näed, oot sellel. Et tipp murtakse ära, aga ma ei tea, millal see õige hetk on, et kas ta siis hakkab energiat panema nendesse kapsastesse siin, et siia tulevadki need kapsad. Vaatab, katsetab selle peal, et millal see hea hetk on, aga ma arvan, et tegelikult see aeg jääb meil septembrisse rohkem. Kuna näed, see on siin. Lubab. See on isegi siit võime saada midagi. Aga jah, jube aeglaselt kasvab. Hästi. Kuule, siin on ka, kuule! Me võime isegi midagi saada. Aga nüüd tuleks võib-olla jah tipp ühel hetkel ära näpistada, et siis ta hakkab energiat panema rohkem sinna. Nii, järgmine. Ma astun üle peenra, siis on lihtsam. Porrud ja lehtkapsad. Need on väga ilusad mul. Ma olen nendega rahul. Need on väga kenad. Aga me pole proovinud. Võiks nüüd proovima ka hakata võib-olla või? Kaua me hoiame neid? Peaks nüüd... Tunduvad nagu... Kas teeme mingi supi või ahjuroa või midagi topime, lõikame ta juppideks ja... Ja. Muidu ühel hetkel... Jääme hiljaks. Ei, ma ei tea, kas temaga jääb hiljaks, aga me võiks tarbida. Ja päevalilled. Need on vist sinust ka ju, kui kerge ma teen. Jaa, kindlasti. Täitsa kenad on, aga nad lähevad ikkagi ülevalt kuidagi hästi hõredaks. Et see tuul mängib nii palju rolli siin või mis siin see on nii ilus. See on täpselt siuke, nagu ma tegelikult kujutasin.
ette, et ta olla võiks. Muidu on lahe. Ei, see efekt on siin kihvt. Sein. Ja kui me nüüd siit poolt tagasi lähme, siis mis meil esimene on? See peenar, mis on minu jaoks tõesti tundmatu. Jah, Rahul Terts või Konn või kes see oli. Neitsi kummel. Väga ilusasti. Junni aeg. Mis teed, Toora? Tegid kaka junni või? Kraabiga. Oi. Ostsime 12 hektarit junniplatsi lihtsalt sellele tüdrukule. Tšau. Aga Neitsi kummel ilusasti õitseb. Dokrois on ka kuidagi natuke rohkem käima läinud, et järgne aasta ta võib-olla on päris tubli, et tundub, et ta on nüüd juurdunud. Näeme mitte kevadel, suve alguses õisi. Ja mis see oli? Ma tookord ka ütlesin vale nime, mingi Sheng, aga mingi... Ja siis ma keerutasin sinna video peale ekraanile nime, aga ikka jälle ma ei mäleta, mis see siis oli. Seda ma pole ikka veel guugeldanud, et mida temaga teha. Ja see Mehhiko estragon natukene nõrgake ta siin on, aga teda peaks ka proovima, kuidas teda kasutatakse. Ma ei tea, kas temast tehakse teed või pannakse toidu sisse või peab vaatama. Snackpaprika ja tomatipeenar. Maltsa kasvab ka niimoodi, et need paprikataimed, jälle üks paprika enam-vähem iga taime peal on. Rohkem nagu ei suuda. Aga tomatil on küll võimsaks läinud, see on kihvt. Ma ei olegi seda Tumbling Tommi kunagi kasvatanud peenras sel moel. Ma olen ikkagi, kuna ta on potitomat, ma topin ta potti. Et kui ta saab nagu juurega minna, kuhu ta minna tahab, päriselt ka, siis ta on ikka, ta läheb päris võimsaks. Et siin on kihvt, näed. Ühe tomat saab. Tahad? Jah. Tumbling Tom on siin, snackpaprika on siin ja siin on ka Tumbling Tommi, et ühel pool on kollased, teisel pool on punased ja need õied on päris õisi täis on ja nüüd on ikka tomateid hakkab tekkima, et siit me isegi, ma arvan, et saame, kui kraadid natukenegi, näed üks kolmane ka veel sulle, kui natukenegi veel enam-vähem siuke soe püsib, siis on nagu äkki toimib midagi. Nii, mis meil järgmine on? Suvikõrvits. Miks nad ise hakkama ei saa? Miks ma pean tulema õpetama neile, kuidas asju tehakse? Loodus nüüd ei oska hakkama saada. Aga jah, mina ei saa. Kas need mesilased ei tule siia? Ei tee ja kõik niimoodi lihtsalt mädanevad ära need otsas. Kui ta niimoodi mädaneb, järelikult on viljastamata ja kukub vili lihtsalt siis küljest ära. Et kui ma nüüd tahan, siis ma peaks need näed. Need on emased siin tulemas ja pean need, kui need õied siin lahti lähevad, homme, homme vist veel ei lähe, ülehomme pigem, võtta siit isaselt siis natuke tolmu ja viia ta emasele. Jah, minu suvikõrvit praegu juures kunagi ja lehtpeit ka vohab niimoodi, et on ja see suvikõrvitsa toim on üldse ädine, siit ei tasu midagi loota. Ja siin ma olen ka mingi ühe suvikõrvitsa vist ainult saanud. Ja praegu ei ole isegi emaseid. Isegi emaseid ei tule, mis asja? Ja temperatuuri värk on. Nõme! Porgand! See malts. Porgand ja malts segamini, seda on meil palju siin. Aga siin on nüüd see porgand, mis ma lihtsalt viskasin kaootiliselt seemned laiali. Et... Neid on kindlasti mõned kohad hästi tihedalt, siin tuleks harvendama tulla, siia tuleks nagu nii rohima ka tulla ja kõike tegema, aga need kasvavad, kas ma arvan, et nad midagi üldse annavad meile? Võib-olla mitte, võib-olla mingid pisikesed miniporgandid me saame novembris. Eks näha ole. Järgmine peenar on füüsal. Kas meil füüsaleid jagub? Alla vaadata, ma usun, et isegi leiab praegu. Arvad? Aga see on ka, füüsal tahaks ka natuke soojemat. Leidsid ühe või? Jah, üks. See on natuke toores, ma kardan veel. Võib-olla tõesti. Et siis nad jah, tuli nii palju neid järsku külge, kui olid need soojad ilmad. Aga nüüd on see kasv kinni jälle jäänud kuidagi. Ja
ei tule neid nii palju, nagu võiks tulla. No 2 tükki Sander leidis. Kindlasti on veel. Lihtsalt kui vaadata siia alla. Aga no ikkagi neid ei kuku sel moel, nagu võiks kukkuda. Nad ei saa valmis. Nagu taime peal on neid palju, aga... Jah, nad võiks natuke kiiremini valmis saada. Arvestades, kui palju taimi mul on, me ei saa mingi siukse koguse peale 2 tükki ainult leida, aga... Et võiks... Saaks 5 kraadi soojemaks need ilmad. 5 kraadi on liiga palju, mida tahta vist. Nii, ja see füüsal siin on jälle, mida ma ei mäleta, mis see siis oli. Aga see on hoopis teistsugune taim, aga millal ma otsin selle nime üles, mis ma siia panin, kes teab. Aga tema ei tooda vilju üldse veel. Tema on nagu väga aeglase kasvuga. Aga siin mingi õieke tuleb vaikselt. Siin paar tükki tulevad. Eks näha. Ühe füüsali sain. Jumal magus. Ja meil on need porgandid nüüd, mis ma ette kasvatasin, et ma jagasin Instagramis ka just videot, et nende porganditega on nüüd see probleem, mis tekib, kui ette kasvatada. Nad on nii freaking haralised. Okei, see ei olnud nii haraline, aga ta ikkagi on, ju. Et need porgandid on nii head, nii maitsvad, et nad on nii mahlased, aga nad ei ole nii esinduslikud. Ja siin tulevad meil herned. See uus ports herneid tuleb. Ma ei mäleta, millal ma need panin. Need ma külvasin otse siia maha, aga õied tulevad. Miks nad ei taha seal vahel üldse ronida? Pärast lükkab. Näed, siin on kaun. Näed, seal on kaunad on, jah. Äkki hakkame saama. See on kihvt. Paprikad ja tšillid ja baklažaanid on väga nirusti. Et siin pool on jalapeñod. See on igast muud asja ka, aga mul ikka jalapeñosid ei tule. Nad nagu... Kas ta isegi viljastunud on? Ma ei tea. Et liiga jahe on. Meeletult jahe. Et mõned nagu... Näed, siin on mingi... Siuksed pisikesed üksikud tulevad, eks? Aga seda on ikkagi väga vähe. Väga vähe. Ise näpuga nüüd baklažaani tegemas. Põhimõtteliselt jah, tegemas. Ja ma arvan, et ma sain sellega, see ei ole see, ma kohe vaatan, näed siin. Näed, ma sain hakkama. Meil tuleb üks baklažaan. Üks baklažaan vähemalt on tulemas, et nüüd alles hakkavad baklažaanidel ka õied lahti minema ja tekkiva. Et ma proovin neid näpuga käia, äkki saame midagi. Natukene. Siin on ka veel väike ports paprikaid. Paprikad, jah. See on ka vähe. Kuskil oli see üks ilus, aga... Kus see... näed siin. Vaata, kollaseks läheb. Võtab ikka aega see aasta. Vot see! Ma ei mäleta, mis selle nimi on. Ma võtsin välja, kas see oli see piimalill või mis see oli. Ma kujutaks nii ette seda lillekimpures. See on nagu mu lemmikmalt seast. Kui saab nii öelda. See oleks nii kenana täidis selle õiena või lillena või kuidas seda öeldakse kimpures. Ma ei tea, kuidas seda vaasis küll püsib, aga meeletult tagasi. Nii, ja nüüd on tomatid. Kukkuvad ja surevad tomatid. Siin on Roni see uba jälle. Ta on nüüd nii kaugel roninud, et ma mõtlesin, et äkki ma toon nööri siit vead kuskile sinna, äkki ta saab edasi minna. Sest muidu ta loobub elust. Aga jah, me tomatid näed, mõned hakkavad valmis saama. Ei, me oleme siit päris palju juba tomateid saanud, aga kurat nad lähevad katki, kas mul on see kaaliumi puudus ka ikkagi, jah. Ma proovisin küll parandada neid tomateid, aga see on väga ilus tomat, mis sort see on. See on Malinovi Varsavski. Ja see on see siive. See on vaata see Eesti, kas see oli nüüd esimene oranž sort või mis ma nüüd nagu... Ja. Oli või ametlikult Eestis aretatud esimene oranž sort. See näeb nii ilus oranž tõesti välja. See mulle meeldib, see on kihvt. Mis meil siin veel valmis on? Aga ilgelt väiksed tomatid on ikka see aasta. Costoluto Fiorentino, see on kuidagi ei tulnud nii krobeline, kui ta olla võiks. See võib-olla tuleb natuke rohkem krobeline. Nii, mis meil siin veel valmis on? Siin on midagi valmis, kõigi nimesid ma võib-olla ei leia.
aga nad vist tuulega hõõruvad mul nii palju, et nad on siukseks, vaata... Nagu jaa. kannanahk. Juus on tere. Aga nad hõõruvad sel moel, et tekib siuke nagu armkude peale. Siin on natuke midagi valmis. Need näevad päris kihvtid välja. Ka ilus siuke nagu roostepruun nagu kergelt, siuke roostevärvi. Mis meil veel valmis on? Beedid kasvavad ka siin vahel, ja. Aga beedid, olge mõusad, ei kasva mitte midagi. Oled sa välja ka võtnud mõne? Ei ole üldse vaadanud? No nii väiksed. Ja. Pole nagu midagi mõtet võtta nagu mingil moel. Ma ei tea. Ja tomatillo on meil siin. Tomatillo ka nagu veel valmis ei ole saanud, aga... Ta ei fokusseeri ära. Natuke oota. Nüüd või? Vist tundub. Oi, need näevad ägedad välja. See võib-olla hakkab saama vaikselt. Tal on mingi siuke samasugune kaun ümber nagu füüsalil. Ei, ta ongi ja siis ta surub välja ennast. Ta Mehhiko füüsal. Okei. Ta kasvab sellest välja. See teine füüsal peaks olema nagu Peruu füüsal, kui ma nüüd puusse ei pane. Ja. Kas meil on siin midagi valmis, mida näidata? Karvased. Midagi kindlasti oli. Need karvased on need on lahedad, aga nad on siin peidus. Näed, no panitame seda kobarat. Ossa poel seda kobarat, saaks ta nüüd valmis. Jumal, kui laheda välja näeb. Näed ka üldse midagi või? Siin on nii. Varjud tekivad. Varjud on, jah. Aga see kobar on võimas. See on ikka äge. Nii, näed, need on valmis. Boss Blue Bumblebeed. Need on kihvtid. Ilusad kollased. Mis meil siin veel valmis on? Vist ei ole. Teised pool need pikad. Jah, need on ka vist valmis. Näitame siis. Need on jah, see Slivka Kurman. See oli, see läks nagu soe sai see aasta. Vaata ka see altpoolt saad. Ma ei tea, kui palju näha on, kas nad on need valmis. Oi, see tuli ära. Kurat. Aga okei, ta 100% valmis pole, aga ta on nii valmis, et ta saab järel küpseda. Et paneme ta kuskile seisma ja pärast saame proovida. Ja kes siin veel on? Seal pole midagi valmis, aga ma arvan, et tavaliselt veel põnevad valmis. Siin maas on mingid suured. See huvitav on, vaatame. See peaks olema Lucid Gem tegelikult. Lucid Gem oli mul see aasta eriti suure viljaline. Ma arvan, et see on... Kus see silt ikka on? Polegi silti enam. Siin on silt. Jah, Lucid Gem. Need on ka ikka väga ilusad kobarad see aasta. Metsikult kenad. Jah, siuke on tomatipeenar. See on see Rebel Starfighter VT16. Seda peab siukse häälega. Kui tugeva poole. Jaa. Ma arvan, tuur rapsib neid. Ja tegelikult võib-olla on kaaliumi puudus ka kerge. Oi, kui ilus. Issand, kui ilus see lilla on. Wow! Slivka Kurvan ka, need lillad on ikka see aasta võimsad. Täiega kihvt. Võt siuksed. Ja mis meil siinpool on? Siinpool on basiilik. Basiilikus ma peaks tihedamini näpistama ülevalt tipust, sellepärast, et tahavad mul õide minna. Juba ongi osad võib-olla käest ära läinud. Ma pean tulema siia näpistama mingi päev, sest nad tahavad jälle ilusaks korraks. On jah? Ma ei tea, kas ta on mumm, aga... Keegi ta on. Ta on ta tilli saab ilusasti võtta. Täitsa kenasti on. Võiks natukene... Tillimalla, aga tegelikult ta on tubli. Aga ma ei pannud siia põõsast tilli ka, ma panin seda mingit tavalist. Et võib-olla oleks võinud põõsast tilli valida. Siin on estragon, petersel ja koriander. Ja koriander ma ei tõmbanud välja. Ma tahaks seemneid saada, sest seemned on väga kihvtilt tulemas. Neid on nii palju, aga nad ei valmi ka üldse. No ma ei saa aru, miks nii kaua võtab aega. Et seemned, näed, tegelikult siit hakkab valmima, vaata, need on pruuniks läinud juba. Aga need on pisemad ka nagu. Saab lõpuks koriandri seemneid ka.
Petersell ka. Petersell on ka miskipärast mul õide läinud. See on esimese aasta Petersell. Mul pole kunagi esimese aasta Peterselli õide läinud. Kas see on kuidagi temperatuuride mäng ka siis või? Et miks ta niimoodi on? Et tunneb, et sealt on stress. Ja siin on segamini tüümian, salvei, majoran ja oregano või? Jah, pune. Ja tüümiani ma saan jumala kihtilt siit võtmas käia. Siit ma lihtsalt saan sikutada, et siukest asja ma hakkan küll iga aasta tegema ja liigutada siis kohe. Et siukest asja ma hakkan iga aasta tegema, kus ma lihtsalt viskan tüümiani, mingi asi lendab mu näha ees, maha. Või noh, mitte seemned maha, vaid panen hästi palju istikuid. Et isegi kui ta talve üle ei ela, ta toodab suvel mulle nii palju materjali, et mulle see täiega meeldib. Puhtu ilus õis see on. Mega kena. Ja salveid saab ka meeletult palju, saab neid salveineid rulla teha, sage, vaata see, et vaimuda välja ja minna. Ja ongi kõik meil tiir või? Maisi juures tagasi. Maisi juures tagasi, see kaareke on. Järgmine aasta saab siia kaare külge panna uba ronima ka, samamoodi siia. Siin ta roniks paremini vaata ändriku võrgu juba maad teinud siin elasse. Ei ole näha vist. Aga jah, kaareke on uus lisand siia aiale toonud. Ja siuke on see aasta, kõigi üliaiake. Et jah, nagu ma ilmses videos ka mainisin, et ma lihtsalt olen leppinud, et see aasta on siuke, et palju ei saa. Natuke me saame tomatit, siuke ampsu suuruseid, aga noh, midagi pole teha. On kuidas on ja proovime järgmine aasta paremini. Aga nunnu aiake on ikka mul. Täitsa kena on ja täitsa mõnus on siin jalutamas käia kogu aeg. Kui muud ei saa, siis saab jalutada. Ja, nii on. Nii.